Aitäh, Karmen! Järgmisena tõepoolest on sõna antud Andrei Korobeinikule, kellest nagu igast Riigikogu liikmest mina väga lugu pean, sest rahvas on nemad ennast esindama valinud, aga ma ei tee mingit saladust, et mõningatest Riigikogu liikmetest pean ma palju rohkem lugu, sest nende eluloos peitub fakte, mis on midagi enamat kui lihtsalt plakati kleepimine, ja Andrei on kindlasti üks nendest, kes on elus üht-teist saavutanud enne Riigikogu liikmeks saamist. Palun! Ja tõepoolest tahaks rääkida sellest, kuidas edasi. Minu arvates ACTA peamine oht ei ole selles, et vaba internet lõpeb, avatud wifi kaob ja saabub totaalne tsensuur. Minu arvates need on pisiasjad. Tõsisem probleem on hoopis see, et ACTA on järjekordne samm teel, mis viib meid autoriõiguste debatist eemale. ACTA soovitab riikidele mõelda, kuidas võiks kaitsta tänaste autoriõiguste põhimõtteid, mis on juba mitusada aastat vanad, selle asemel, et mõelda nende põhimõtete kaasajastamise peale. Täna, nagu ka 100 aastat tagasi, tahavad autorid enda loomingut müüa ja tarbijad tahavad nende loomingut osta. Paraku ei ole see enam alati võimalik. Vanad korporatsioonid kaitsevad enda vanad ärimudeleid seadusandluse abil, selle asemel, et innovatsioonile panustada. Kui inimesel on võimalus osta litsenseeritud toode lihtsalt ja mugavalt, siis ta ei hakka varastama. Selle tõestuseks on näiteks iTunes, millest on saanud maailma suurim muusikapood, Netflix, kus filmide vaatamine läbi interneti hõlmab veerandi kogu Ameerika internetitraffikust, või Amazon.com, mis müüb eraamatuid rohkem kui paberkujul raamatuid. Vanad firmad aga usuvad, et uudsed ärimudelid ähvardavad neid. Nad ei suuda kahjuks aru saada, et tegemist on hoopis päästerõngastega, millest tuleb kähku kinni haarata. Üle Euroopa toimunud ACTA vastased meeleavaldused polnud kindlasti ajendatud soovist regulariseerida varastamine. Inimesed tulid tänavale hoopis selleks, et kaitsta internetikasutajate õigusi ning algatada ACTA-t ja autorikaitset üldiselt puudutav ühiskondlik debatt. Nüüd võime tõdeda, et diskussioon on tõepoolest alanud. ACTA on jõudnud ka Eesti parlamendi ja nüüd ei ole meil kuhugi kiired. Täna ümber võltsimisvastase kaubandusleppe tekkinud laiem diskussioon on heaks ajendiks kaitsta interneti võimalike rünnakute eest tulevikus. Eesti saab ära kasutada oma positiivset erikuvandit maailmas ning pakkuda vastukaaluks ACTA-le interneti kasutajate õiguste hartat. Selle dokumendi saaksid allkirjastada kõik riigid, kelle jaoks on oluline vaba interneti idee. See ei ole väga uus teema, seda on üritatud ka varem teha, kuid need katsed puudusid standardide kinnitamist, regionaalsete huvide kaitset või muud vastuolulist temaatikat ja sellepärast ei kandnud nad ka vilja. Eestil puuduks sellise dokumendi koostamisel isiklik motiiv, seega võiks meil see isegi õnnestuda. Deklaratsiooni idee arutati 14. veebruaril toimunud Riigikogu põhiseaduskomisjoni istungil. Selle deklaratsiooni algatajateks on IT-valdkonna arvamusliidrid Linnar Viik, Sten Tamkivi, Daniel Vaarik ja Martin Kokk. Nende teksti esialgse variandiga saab tutvuda praxis.ee koduleheküljelt. Antud hartat ei saa ja ei pea minu arvates jäigalt ACTA allkirjastamisega siduma. Mitte kõigile ei meeldi preambuleid sisaldavad rahvusvahelised lepingud. Pealegi on ACTA kindlasti alles algus ning internetikasutajate õiguste harta on abiks vaieldavate seaduste ja rahvusvaheliste lepingute tõlgendamisel ka tulevikus. Pealegi ei pruugi me ACTA ratifitseerida, hartat aga võiks sõltumata sellest vastu võtta. Nii selle sisu kui ka täpne juriidiline vorm on arutelu teema. Võib öelda, et internetivabaduste harta põhiideed tunduvad iseenesest mõistetavatena ning eraldi neid vastu võtta pole vajadust. Õigus kasutada interneti, loominguvabadus,
kohtusanktsioonid, jälitustegevuse keeld, personaalse infokaitse, tsensuuri keeld, kõik see tundub loogilisena. Paraku tuleks see kõik fikseerida just selleks, et mõnekümne aasta pärast tunduksid need printsiibid sama loomulikuna ka meie lastele ja lastelastele. Aitäh!